nii, Tšau. tšau. Nüüd me oleme Koreas, Soulis. Me oleme tegelikult täpsemalt Incheonis ehk siis Souli lennujaamas. Ja miks me siin oleme on see, et meie lennuk tuli natuke aega tagasi. Ma ütlen teiselt poolt ka natuke. Meie taga on raudteejaam kuskil seal. Mingi on teistpidi. Nii. Meie hotelli check-in algab kella 3-st. Täpselt kella 3-st. Miski pärast seal ei ole vähemalt kirjutatud, et nad early check-ini lubaksid, et varem saab sisse minna? Ei, selles mõttes, et ei ole kirjutatud, aga ma küsisin ka, et kas saaks early check-in ja Okay. siis nad vastasid resoluutselt, et ei. Okei, et põhimõtteliselt meie leidsime selle lahenduse, et kuna me oleme suht väsinud, me pole ööotsa maganud, Eestis on kell praegu mingi 3 öösel, siis me võtame siit lennujaama kapselhotelli, seal on retseptsioon ja seal on hotell vist ise, kus me siis magame mingi 4 tundi ja siis on nagu kell, nagu siin kell 2 umbes, siis me läheme välja, läheme rongi peale, rong sõidab umbes tund aega ja siis jõuame umbes 3-st oma õigesse hotelli ja siis me saame sinna check-in ära teha. Kusjuures teine oluline faktor on see, et kella 3-st lõpeb vihmasadu, mis on praegu nagu täielik padukas, nii et väga ei oskaks midagi muud teha ka. Kui me lennukiga tulime ja välja vaatasin, siis oli nagu näha, kuidas väljast ladistas. Et see oli päris kole ja vähemalt on olukord paremaks näinud, et kui Kerli siin paar päeva tagasi seda ilmateadet vaatas, siis nagu lubas terve päev sadu, nii et see on juba parem. Aga mis veel? Soulis on need järjekorrad seal immigratsioonis ikka jube pikad. Kui Euroopas on see viisakas, isegi jaapanlased ja korealased saavad automaatpassikontrollist nagu ise läbi, siis Soulis eurooplased ei saa. Need peavad ikkagi läbi sellest tava rivist minema ja kus siis tuleb mingi leht täita ja kus siis need tädid seal aeglaselt võtavad sul näpujälgesid ja teevad muid asju, et õnneks me olime esimesed ühed, kes lennukist välja said, nii me saime nagu rivi ette otsa. Ma arvan, et need, kes peale meid tulid, need otsid veel tund aega seal, et see on nagu päris kole. Siis mida ma tahtsin öelda, seekordne, ma pole varem nagu Finnairi kohta midagi halvasti öelnud, aga seekord ma kahjuks pean ütlema. Nimelt nende see filmivalik on ikka kõvasti kokku kuivanud, kui tavaliselt sa isegi Tallinn-Tartu bussis sa näed nagu mingi 30+ filmi, lennukites on ka umbes samasugune kogus olnud, aga seekord oli ainult 7 filmi. Kõige masendavam asja juures see, et sa vaatad nagu ringi, kõik inimesed vaatavad sama 7 filmi ja siis sa nagu näed kaadritelt täpselt ära, et millega tegu on, et okei, tema vaatab seal Deadpool 2, tema vaatab seal seda Life on a Boat või mis see oligi see Adrift, eks ju, et ja ma mõtlen, et kui sa nagu üle 2 korra lendad, sa oled nagu kõik filmid ära näinud, kui sa neid nagu varem kuskilt näinud ei ole. Nii et ma ei kujuta ette, kuidas see 7 filmi nagu... Ja lisaks see ka, et esimene tund aega meil ei olnud entertainment süsteemit. See värk oli kokku jooksnud või midagi, need startisid seda nii kaua, kui neli tööle läks. Ma jõudsin väga palju ristsõnu ära lahendada. Ja meie kõrval oli see üks kohalik, kes oli nagu teadis vist, et see entertainment või see lõbustussüsteem ei ole väga hea. Tema oli valmistunud. Tal oli telefonis kõik filmid olemas, mida ta siis järjest seal vaatas, et telefoni laadimine on seal olemas, mis on hea. Ja siin on, tahtsin seda ka öelda, siin on need igasugused karantiininõuded hästi kurjad, et igal pool lennukis hakati juba jaurama seda, et ärge nagu oma juur- ja puuviljadega tulge ja igal pool lennujaamas on ka hoiatussildid ja nagu maailma kõige traagilisem asi. Kokkuvõttes ma viskasin oma 4 õuna ära, aga kuskil ei valgustatud ja see karantiini või see, ma ei tea, ohtlike asjade kontroll piirdus sellega, et sa pidid andma ära lihtsalt käsitsi nagu täidetud paberikese selle kohta, et sul ei ole midagi. Ja lisaks selle peale lennukit väljatulekut olid mingid kohad, kus olid mingid kaamerad püsti, siis Kerli ütles, et need pidid ka mingid karantiinikaamerad olema. Kehatemperatuuri mõõtmiseks. Ja et kui mingist ohtlikust sihtkohast tuled, seal oli vist Indoneesia. Filipiinid, okei. Filipiinid, siis nad vist vaatavad, et kui sul on palavik või midagi, siis tõmmatakse karantiin ära ja lastagi riiki sisse. Aga okei. Ja nüüd me ööbisime sellises ruumis. Näitan see nuka taha ka. See on see nii-öelda lennujaama kapselhotell. Minu arust see on natuke suur kapselhotelli kohta. Selline voodi ja 1 ruutmeeter ruumi. Ja sinna juurde tuleb selline väiksed tunneli moodi asi. Seal on vetsud. Et siuksed väiksed toad. Suht odav oli küll tegelikult sellise asja kohta. Ma oleks arvanud, et kus poolt me tulime sealt vist. Täitsa põnev oli. Saime nüüd paar tundi välja puhata sellest, kui me...
Tõepoolest, ja enam ei tundubki 100 ka. Ja siin on, kuigi enne siin 100 see oli selline lörtsine, aga siis oli ikkagi üks soe sadu. Et ma ei tundnud, et ma kohe nagu ära külmuks, nagu Eestiski on selline tume ja pilves ja... Aga okei, nüüd me lähme otsima endale rongi, mis viiks meid siis Souli. Soulis. Esimesed 3 minutit Soulis. Saime just välja sealt raudteejaamast. See oli hästi sügav. See oli mingi 3-4 korrust maa alla. Kui me rongiga eest välja sõitsime, rongas peatusse jõudma, siis seal olid mingid juhendid selle kohta, et mitmendale keldrikorrusele sa pead minema. Et sa... Ma mõtles, äkki seda äärastab läbi. Et mitmendale keldrikorrusele pead minema, et ümber istuda. Tundub, et neil siin midagi väga patriootlikku käimas. Mingit heli on kuulda ja kõnesid ja ma ei tea, mis siin on. Rongis olid mingid sõjaasjad telekast, nii et äkki on mingi veteranide päev või pilt näeb päris kole välja. Okay.